No nii, tere! Kell on juba minut 6 läbi. Mina olen Karine Jessica Kostla ja olen siin koos doktor Martin Adussoniga. Meil on hea meel, et te olete meiega ühinenud. Meil on siin ka vestlus, kus te julgelt võite kirjutada, kui juhtub mingeid tehnilisi küsimusi, et millegipärast me oleme sattunud mute'i peale või te ei kuule. Või siis, kui teil on üleüldiselt küsimusi, et need on väga teretulnud, kindlasti võtame neid oma vestlusesse ka vahele. Nii et julgelt küsige. Ja eks me hakkamegi siis niimoodi vaikselt hoogu mööda peale, et millest me täna räägime, on maavähendusoperatsioon. Ja mina esimese asjana algakski sealt päris algusest, et me inimestena, kui me soovime kaalu langetada, me proovime igasuguseid dieete ja just nimelt ka teie kliinik ütleb seda, et tihti tulevadki patsiendid just selle murega, et on proovitud erinevaid dieete, aga need nagu ei anna tulemust. Täpselt nii, et nende dieetide häda seisneb selles, et pikaajaliselt püsivat tulemust on väga raske saavutada, sellepärast, et tegelikult dieedi pidamine on erakordselt tõsine väljakutse. Häda seisneb selles peamiselt, et dieedid on üles ehitatud nii, et me võitleme pidevalt näljatundega. Näljatunne on väga võimas stiimul ja enamus inimesi ei ole võimelised seda pikaajaliselt tegema. Ja sellepärast juhtubki tavaliselt nii, et inimene kaotab esialgu kaalus 5 või näiteks 10 kilo, aga see tuleb tagasi ja tuleb tagasi tavaliselt kiiresti ja tavaliselt tuleb tagasi veel natuke rohkem. Sellepärast, et vaadake selle dieedi tulemusena me kaotame ka mingisuguse väikse osa oma lihasmassist. Lihas on aga hästi võimas energiakulutaja. Ja loomulikult inimene üritab uuesti dieeti pidada ja tõenäoliselt teebki seda korduvalt, aga iga järgmine kord on veel raskem, sellepärast, et iga korraga on lihasmassi kui energiatarbijat meil kehas vähem ja sellepärast me võime tegelikult peale igat järgmist korda süüa veel väiksemaid koguseid, kui me enne sõime. Tõenäoliselt edukamad on sellised dieedid, mille puhul vähem mängitakse näljatundele ehk toidukogustele ja rohkem siis toidu kvaliteedile. Ja alati, mis tahes dieedi valite, mõistlik on seda siis kombineerida mingisuguse füüsilise tegevusega ehk siis tõsta füüsilist aktiivsust, aga peab arvestama sellega, et ülekaaluline patsient tihti kogeb seda, et tema liigest on kulunud liikumine põhjustab valu ja selles mõttes füüsilise aktiivsuse tõstmine nendel haigetel, nendel inimestel ei pruugigi olla võimalik ja nad on omamoodi surnud ringis ja sellest välja murdmine võib olla väga keeruline. Saan ma siis õigesti aru, et ongi võimalik, et on teatud hulk inimesi, kes dieeditavad ja tulutult ja tegelikult nende lahendus võibki olla siis hoopiski näiteks operatsioon. Ja täpselt nii see kipubki olema ja mis puudutab neid dieete, siis vaadake, mõnes mõttes ongi nii, et ei ole ju mõtet teha korduvalt ühte ja sama asja, aga oodata erinevat tulemust. Ehk et kui sellised dieedid mingi mõistliku aja jooksul tulemust andnud ei ole, siis on õige proovida mingisugust alternatiivset lahendust kuni siis ütleme kirurgilise ravini välja, kuni nende bariaatriliste operatsioonideni välja. Bariaatrilised operatsioonid kaalu alandamisel on üsna võimsaks katalüsaatoriks ja nende selline võimendav efekt kestab siis teadupärast aasta, poolteist kuni 2 ja selle aja jooksul siis inimene muudab, me eeldame, et ta muudab oma toitumisharjumusi, tõstab füüsilist aktiivsust, sest kehakaalu on vähem ja keha siis saab sättuda uue kaalunumbri juurde, mida siis me eeldame, et tänu sellele operatsioonile, tänu sellele mehhanismile ta on võimeline pikaajaliselt ka hoidma. Loomulikult see eeldab palju patsiendipoolset tööd. Dieetide juures on teada, et paraku 95% dieediga alustanutest 5 aasta pärast on ikkagi sama kaalu juures tagasi ja kusjuures 80% pool dieediga langetatud kaalust tuleb tagasi juba esimese aasta. Nii et selles mõttes ütleme, et dieet üksi kaalu langetamisel kokkuvõttes ikkagi väga võimas tööriist ei kipu olema. Aga kui tavaline asi Eestis kaaluoperatsioonil üldse on? Eestis tehakse aastas 700 kuni 800 bariaatrilist operatsiooni, võrdluseks Soome, kus tehakse 1000 operatsiooni, seejuures arvestame, et elanikkond 4 korra suurem, eks ju. Ja osa soomlasi käivad meil siin opereerimas, käib patsientidega teistest välisriikidest
viimase aasta põhjal küll eestlaste osakaal on olnud märkimisväärselt suurem, sest et teadupärast veisimine on selgelt tõkestatud ja nii edasi. Aga bariaatrilise kirurgia aspektist ikkagi võib öelda, et Eesti on aktiivne piirkond. Räägime nüüd täitsa niimoodi lahti selle, et mismoodi nüüd see maovähendusoperatsioon aitab siis kaalu langetada? Seda ei olegi võib-olla nii lihtne seletada, aga väga lihtsustatud siis bariaatriline operatsioon. Selle tulemuseks on see, et me sisuliselt piirame söödava toidu kogust üle selle, et tekib kiiremini täiskõhutunne ja söögiisu väheneb. Ja bypass tüüpi operatsioonide puhul siis me osa peensoolest jätame ka seedimisest välja ja selge on ka see, et bariaatriline operatsioon, bariaatriline kirurgia mõjutab hormonaalseid regulatsioonimehhanisme. Okei, meil on vahepeal siin, saan aru, et vist kuuldakse natuke erinevalt, võib-olla me püüame natukene volüümi tõsta, sest et meil näitab igati, et kõik näidud on laes, osad ka kuulevad, aga ma võtaks võib-olla vahele siit ka ühe küsimuse, mis on tekkinud, et teemal siis kaalukirurgia ja rasedus. Et kuna peale operatsiooni on okei rasestuda, kas võib esineda probleeme raseduse ajal ja mida peab silmas pidama igasuguste näiteks vitamiinide ja kõige muu osas, et kuidas need kaks teemat? Ja, selles mõttes poolest peale bariaatrilist operatsiooni siis kiire kaalulanguse perioodis. See tähendab siis perioodi 1 kuni 1,5 aastat. Tegelikult on soovitav mitte lapseootele jääda. Aga seda on tegelikult ikkagi juhtunud ja sellega mingisugust negatiivset sündmust ei ole kaasnenud. Ma ei arva, et see patsient bariaatrilise operatsiooni järgselt korrektselt saab siis, võtab lisaks vitamiini ja mineraalainete lisandeid, siis ma arvan, et see ei kujuta lootele ohtu, aga probleem on pigem selles, et võib-olla see eesmärk soovitud kaalulanguse osas, et see pigem siis jääb nagu saavutamata. See murekoht pigem seisneb selles. Nii, kuna meil on siin küsimusi veel tekkinud, siis ma küsin, et siin on selline küsimus, et mida tähendab see väide, et hormonaalne muudatus peale operatsiooni? Mis mõttes siis hormonaalne, mis juhtub? Kehas on, ütleme, kümneid ja kümneid selliseid hormonaalseid tagasiside hinge. Hormoonid oma olemuselt on signaalmolekulid. Ja mis puudutab bariaatrilist kirurgiat, siis tänaseni kõiki neid mehhanisme ei ole ära seletatud, aga on kindel, et see bariaatrilise operatsiooni tulemus, et see ei ole seletatav ainult sellega, mida kirurg patsiendi siis seedrakti anatoomias operatsiooni ajal muudab. Üks näide, selline hormoon nagu greliin, mis mõjutab söögiisu, et selle tase ikkagi veres väheneb ja selle väheneb ka söögiisu. See tegelikult oli ka minu siia kirja pandud, et olin sellist väidet kuulnud, ehk siis saan õigesti aru, et põhimõtteliselt siis see hormoonitaritlus võib olla teistsugune, nii et ka minu söögiisu väheneb siis hormoonide tõttu ka. Täpselt nii. Eduka bariaatrilise operatsiooni tulemuse juurde ikkagi kuulub see, et tüüpiliselt söögiisu väheneb. Küsin kohe juurde seda, et ma tean, et siin Health Clinicus tegelikkusest pakute mitut erinevat operatsiooni kaalulangetuseks, et mis need operatsioonid on, need protseduurid ja mis on nende suurimad erinevused? Need operatsioonid võib jaotada 2 rühma. Ühtede operatsioonide puhul me manipuleerime ainult maol. Tüüpiline esindaja siin on siis väga populaarne operatsioon ka on maosliivresektsioon ehk vertikaalne resektsioon. Ja selle korral me siis piirame ainult maa mahtu, me formeerime operatsiooni käigus maost sellise kitsa pikliku toru ja kui patsient sööb, siis mao venituse retseptorid saavad kiiresti ärritatud ja see võrdubki sellega, et patsiendil tekib kiiresti täiskõhutunne. Ja teist tüüpi operatsioonid siis on nii-öelda bypass tüüpi operatsioonid, mille korral siis lisaks sellele, et magus on väike olema, me siis osa peensoolest juhime seedimisest mööda, teeme nii-öelda bypassi. Ja siin esindajateks on siis klassikaline bypass tüüpi operatsioon ja mini-bypass tüüpi operatsioon. Mini-bypass tüüpi operatsioon on nüüd viimastel aastatel rohkem igapäeva praktikasse töösse juurdunud
ja tegelikult selle operatsiooniga ka esialgselt on väga head kogemused. See kaalu alandav mehhanism tundub seal olevat võib-olla isegi natuke võimsam kui klassikalisel bypass-tüüpi operatsioonil. Ja samal ajal, kui teatud probleeme operatsiooni järgselt on vähem, näiteks soolesulguse probleem, mille tõttu teinekord patsiente tuleb aastate pärast ka uuesti opereerida. Seda probleemi mini-bypass operatsiooni järgselt me ei näe. Nii kuna meil on vahepeal tulnud ka uusi kuulajaid, vaatajaid, siis ma korra veel tutvustan, et mina olen siin siis koos doktor Martin Adamsoniga. Meie teemaks on täna maovähendusoperatsioonid. Me oleme põgusalt rääkinud dieetidest, mida inimesed palju peavad ja mis ei õnnestu ja võibki juhtuda, et mõni inimene proovib ja katsetab ja tegelikult võib-olla temale lahendus ongi just nimelt maovähendusoperatsioon. Me oleme nüüd rääkinud, et Health Clinic siis pakub 2 erinevat sorti maovähendusoperatsioone, aga tegelikkuses on teil ju ka sellised kaalulangetusprotseduurid, mis ei olegi siis kirurgilised. Räägi nendest ka palju lähemalt. Ja see vastab tõele. Juhtudel meil patsiendi kehamassi indeks on suhteliselt madal, tavaliselt jääb sinna kuskile 30 juurde ja alla selle, et siis kui patsient kindlasti ei soovi ühtegi kirurgilist sekkumist, siis nendele patsientidele saame pakkuda siis maoballooni paigaldamist, mis on selline meditsiiniseade, mis tüüpiliselt endoskoopilise protseduuri käigus patsient on pindmises narkoosis, tal ei jää sellest sündmusest mälestust, viiakse maoballoon siis suu kaudu läbi söögitoru makku ja näidetakse seal vedelikuga. Neid balloone on erinevaid, on 6 kuu balloon, on balloon, mis paigaldatakse 12 kuuks ja hiljem siis raviperioodi lõppedes täpselt samamoodi võetakse see balloon sealt välja. Ja nüüd eelmisest aastast on siis turul ka sellised balloonid, mille puhul endoskoopiline protseduur enam vajalik ei ole, patsient neelab selle ballooni alla nagu ravimi, sellest jääb selline voolik sinna üles ja arst siis täidab selle ballooni ära maos. Ja hiljem see balloon väljub ise raviperioodi lõppedes, mis tüüpiliselt on 4-5 kuud, väljub ise seedetraktist. Selle võrra peaks olema patsiendile juba. Vahepeal on tekkinud meil siia kommentaariumisse ka küsimusi, et mis see bypass on. Ma näen, et siin on ka mini-bypassi kohta tegelikult paar inimest kirjutanud, kuidas on see kirjapilt ja siin on tegelikult ka link, mille meie kuulajatest on Mervi siia pannud, et leiate praegu siin kommentaariumist, kui kellelgi on veel küsimus, siis siin on täitsa siis ka Health Clinicu link olemas, saate tutvuda ka kodulehelt täpsemalt, mida siis see bypass tähendab, aga Martin siin ka rääkis. Bypass nagu lihtsalt seletatuna tähendab seda, et me juhime osa peensoolest seedimisest mööda, lülitame ta seedimisest välja, et sellest ka see väljend bypass ehk mööda juhtimine. Nii, meil on mõned küsimused tulnud veel. Siin keegi jagab, et 6 nädalat sleeve-opist, kui tühja kõhutunne tekib juba tund peale eelmist toidukorda, 80–100 grammi toitu korraga, valgukogus on paigas, vett joon piisavalt ja tarvitan veel vitamiine. Milles võib probleem olla? Ma ütlengi, et kogu see bariaatriline kirurgia selles mõttes on ikkagi, mis puudutab kaalukaotuse tempot ja nii edasi, on hästi individuaalne. Mida sellistel puhkudel teha, ma soovitan pöörduda siis näiteks meie toitumisspetsialisti juurde ja ilmselt on mõistlik ikkagi proovida reguleerida toitumist. See on asi, mida on võimalik mõjutada. Võib-olla proovides mingisuguseid teistsuguseid toiduaineid, retsepte, tekib see täiskõhutunne või näljatunne veidi hiljem. See on üks asi, mida proovida. Siin on veel selline küsimus, et gastriit ja maovähendusoperatsioon. Kas eelistaksite ühte oppi teisele? Mulle tehti sleeve, kuid kas see võib edaspidi probleeme tekitada? Gastriit on tegelikult hästi levinud haigus ka ütleme selles inimeste rühmas, keda ei ole opereeritud, nii et gastriit tüüpiliselt probleemiks ei osutu, küll aga võib probleemiks osutuda haavatõbi, ütleme nii, et gastriidi puhul tõenäoliselt ikkagi väikse ülehappesusega tegemist on, mis omakorda võib soodustada haavanditeket ja sellisel puhul on sleeve väga hea operatsioon, sellepärast et
bypass tüüpi operatsioonidel nõrgaks kohaks, anatoomiliselt nõrgaks kohaks on just see ühendus, mis me teeme mao ja peensoone vahel ja tüüpiliselt sellise ülihapesuse korral või kui patsient on suitsetaja, siis see haavad tekib just sellesse piirkonda, nii et siin sleeve tegelikult on hea lahendus. Nii, veel on tulnud selline küsimus, et mainiti, et aasta pärast on vaja uuesti operatsiooni. Seda peaks selles mõttes täpsustama, et see ei ole kindlasti mingi universaalne soovitus, pigem on see ebatüüpiline, et kordusoperatsioonid tavaliselt tulevad kõne alla ikkagi aastate möödudes, siis kui patsient kogeb uuesti kaalutõus. Selle soovituse all võib-olla peeti silmas mõnda siis lõtvunud nahaga seonduvat operatsiooni, aga tõenäoliselt mitte bariaatilist operatsiooni. Siin on keegi täpsustanud, et see operatsioon oli vist ballooni kohta. Jaa, seal võib olla selline loogika, et balloonid ei pruugi anda püsivat tulemust. Balloonid võivad olla ka selliseks sildavaks ravimeetodiks, et patsient võtab sellega natukene kaalust alla ja maandab sellega hilisemat bariaatilise operatsiooni riski, kui näiteks ülekaalu on palju. On selline kombinatsioon võimalik ja teinekord on nii, et patsient on ise väga sättunud balloonile, kuigi tema kehamassiindeks on kõrge ja kirurg tegelikult soovitab operatsiooni ja siis võib jääda selline kokkulepe, et aasta jooksul selle ballooni ravi järgselt on näha, kas sellest piisas või siis on ikkagi vaja operatsioon. Mina küsin nüüd vahepeal juurde, et kes on siis sobiv kandidaat selliseks operatsiooniks? Jah, vastus on lihtne, et tegelikult patsient, kellel on probleemiks liigne kehakaal ja tema kehamassiindeks on üle 30, siis sellisel juhul võib kaaluda bariaatilist operatsiooni ja me väga palju arvestame kaasuvate haiguste, kaasuvate probleemidega, mis seostuvad siis ülekaaluga. Ja kui suurt kaalukaotust võiks operatsiooni järgselt oodata? Ja, tüüpiliselt see kaalukaotus võiks olla vahemikus 50–80% liigsest kehakaalust. Ja see võiks olla siis saavutatav umbes 1,5 aastat. Okei, aga ma küsin kohe juurde, et operatsiooni järgselt me ka põgusalt rääkisime siin kogu sellest teekonnast, aga ma küsin veel juurde, et kas operatsiooni järgselt ongi siis selline reegel, et mind ootab pärast seda ka mingisugune kindel dieet minu toitumise osas, kas ma peaksin mingitest asjadest loobuma, suitsetamine näiteks? Jah, peamine nagu mõjutatav riskitegur, mis võib operatsiooni tühistada, tõepoolest on suitsetamine, sellepärast, et operatsiooni käigus me teeme kas uued ühendused või siis lõiked maole ja need õmblusjooned peavad ära paranema ja selle eelduseks on see, et nendesse kudedesse pääseb veri, suitsetamine aga ahendab väikseid veresooni ja sellepärast toitained ei pruugi nendesse kohtadesse piisavas hulgas jõuda ja see võib tõesti tähendada seda, et operatsioon tüsistub kas verejooksu või siis lekkega ja seda me ei soovi, nii et 2–3 nädalat enne operatsiooni peaks ikkagi suitsetamisest loobuma. Et selles mõttes küll jah, suitsetamine tõepoolest selline riskitegur on. Vahepeal tulnud jälle paar küsimust, võtan neid vahele. Üks on selline küsimus, et millisel juhul siis haigekassa operatsiooni eest tasub? Haigekassa kriteeriumid on sellised, et kehamassiindeks peab olema vähemalt 40 või siis 35 ja mõni kaasuv haigus, mis seostub liigse kehakaaluga. Küsimus, miks ja millest tekib sooltekeerd? Minul on seda opereeritud juba 2 korda, bypassi opist on möödas 14 aastat, kaalukaotus 86 kilo. Ja, et bypass, nagu ma teie puhulgi näen, siis see operatsioon on olnud väga tulemuslik kaalulanguse mõttes, aga selle bypass tüüpi operatsiooni üks nõrk koht ongi see, et muudame seda anatoomiat nii palju, et sinna tekivad soole kinnistisse, tekivad sellised pilud, tekivad niisugused anatoomilised ruumid, mida seal loomulikult ei ole. Ja sealt vahet siis peensool paraku saab teinekord nagu läbi pugeda ja see ongi see põhjustab siis soole sulgus, mida teil ilmselt ongi opereeritud. Nii, aga kuidas seda vältida? Tuli lisaküsimus veel siia juurde.
Seda patsient ise midagi selle heaks teha ei saa, seda vältida. See on mõnes mõttes on selle operatsiooni metoodikasse sisse kirjutatud. Me need pirud küll täna operatsiooni käigus õmbleme kinni, aga see õmblus ei pruugi olla piisavalt tugev. Paraku nii on, et see on selle operatsiooni nõrk külg. Kui tihti tekivad peale operatsiooni sapikivid? Selle sageduse osas ma sellise täpse protsendi jään nagu võlgu, aga on teada tõepoolest, et sapikivide esinemissagedus ikkagi suureneb. Sellega peab arvestama, et tulevikus võib olla vaja siis sapipõise eemaldada. Nii, ma tulen korraks selle juurde, et kui operatsioon on tehtud, siis milline näeb välja see järgmine päev, järgmine nädal, kuu, kuidas see taastumine hakkab toimuma? Jah, mis on universaalne, mida kõik patsiendid peale neid operatsioone kogevad, on see, et on ikkagi väike selline väsimustunne, sellepärast et operatsioon on selgelt stress kehale. Kindlasti on mõningane valu, haavade piirkonnas valu võib olla ka ülas, nii ühes kui mõlemas õlas, sellepärast et operatsiooni läbiviimiseks, et kõhus tekiks ruum töötamiseks, me viime sinna gaasi, see imendub ja tekitab sellise valuvaistingu just õlapiirkonnas. Võib olla gaaside peetust, sellest tulenevat gaasivalu, võib olla iiveldustunnet kuni oksendamiseni välja, natuke sõltub jälle operatsiooni metoodikast. Peale sleeve-operatsiooni sellist oksendamist on sagedamini kui peale bypass-tüüpi operatsioone. Ja mis seda kõike leevendab, on see, kui patsient tuleb kiiresti aktiivseks. Me eeldame, et patsient peale operatsiooni sama päeva õhtul juba istub voodiserval ja käib ka tualetis. Ja järgmisel päeval siis hakkab aktiivselt mööda haigla koridore liikuma ja tegelikult enamus patsienti täna lähevad järgmisel päeval juba koju. Et juba järgmisel päeval. Aga mismoodi see kaal siis alla hakkab? Ma enne küsime täpsustava küsimuse. Sa mainisid siis mõningatest nendest tundmustest, mis on pärast operatsiooni. Kui kaua need umbes niimoodi kestavad? Kas see on väga individuaalne, on seal mingi selline keskmine? See on individuaalne, aga ütleme sellised see haavavalu ja näiteks haavavalu võiks mööduda ikkagi 10 päeva, 2 nädalaga, eks ole enam-vähem kadunud. Enamasti see ei ole ka tugev valu oksendamise probleem, laheneb ära tavaliselt juba haiglas esimese ööpäeva või teise ööpäeva sees. Nii et sõltub probleemist ja tõepoolest see on individuaalne, inimeste valutaluvuse hävi on väga erinev. Üldiselt bariaatria haige väga tugev valu peale operatsiooni ei kuulda. Nii, meil on vahepeal tulnud veel küsimusi juurde. Miks on hull magusa isu kohe selline, et võib soolasest söögist loobuda? Oli Baypass. Baypass, okei. Nii, Mari-Liis, mis peale suurt toidukogust võib veel magu välja venitada? Suur kogus vedelikku, gaasiline jook? See sõltub natukene operatsioonist ka, aga ma üldiselt olen pigem arvamusel, et seda magu nagu märkimisväärselt söömise joomisega välja venitada ei saa. Seal on küll mõned mehhanismid, mis tõesti võimaldavad peale operatsiooni aja möödumise rohkem süüa, aga need ei ole enamasti seotud sellega, et magu otseselt väga palju välja venib. Võib-olla siis algselt selle operatsiooni käigus on see magu jäänud natukene suurem, aga ma olen seda meelt, et kui see magu on algselt tehtud väike, siis ta välja ei veni. Seal on nii, et bypass operatsiooni käigus me tegelikult jätame seda magu väga vähe ja see magu läheb üle peensooleks, eks ju, me teeme sinna uue ühenduse. Häda ongi selles, et hoopis see peensool võib seal välja venida ja tõesti nagu rohkem toitu vaja möödudes mahutada. Selle vastu ükski asi ei aita ja tegelikult ma arvan, et see ei sõltu ka väga palju sellest, kui palju te sööte. Nii, aga lähme selle kaalulanguse juurde ka, et mis see tempo on, kuidas see minema hakkab niimoodi nädalate lõikes? Siin peab kindlasti ütlema, et see on täiesti individuaalne. Ma tahangi rõhutada seda, et ei ole mingit reeglit selle kaalulanguse tempo osas. See on täiesti individuaalne patsienti, kes kaotavad esimese kuuga 3 kilo, neid, kes kaotavad 13 kilo ja rohkemgi. Me ei saa haigeid võrrelda
Kui teil on mõni tuttav, kes on läbinud täpselt samasuguse operatsiooni, siis tema kaalulangus võib olla diametraalselt erinev ja see sõltub paljudest asjadest. Üks sellest kindlasti on füüsiline aktiivsus ja teine on esialgu kehakaal, millega patsient operatsioonile tuleb ja kolmas on muidugi see, kuidas ta toitumisrežiimi peale jälgib. Aga kui me räägimegi nüüd sellest liikumisest, sa mainisid ka, et tegelikult juba oodatakse, et operatsiooni järgse päeva õhtuks ikkagi juba patsient istub diivani peal voodi ääre peal, aga et kui kiiresti saab füüsilise tegevusega algust teha pärast operatsiooni? Jah, selline varane aktiivseks tulemine, nagu ma ütlesin, hästi tähtis, patsiendid peavad hakkama kiiresti, suhteliselt kiiresti peale operatsiooni ise liikuma ja alates teisest operatsiooni järgsest nädalast me soovitame ikkagi teha pikemaid jalutuskäike, ka mitmekilomeetriseid jalutuskäike, selgelt vastavalt enesetundele, aga sellegipoolest see on soovitatav ja jooksmine, kergema spordi tegemine on mõeldav juba alates 3. operatsiooni järgsest nädalast. Raskusi ei soovita tõsta vähemalt 1,5 kuud üle 5–10 kilost raskust ei soovita tõsta. Me rääkisime ka sellest toitumise poolest, on meil käinud mitmel korral läbi, et milliseid siis püsivaid muudatusi peavad inimesed oma toitumises tegema. Sellest me juba rääkisime, et suitsetamine ei ole hea. Alkohol? Alkoholi osas on nii, et alkoholi nagu toime võib peale bariaatrilist operatsiooni olla intensiivsem ja kindlasti peale bypass-tüüpi operatsiooni nad ongi. On ka uuringuid, mis näitavad ära, et peale bypass-tüüpi operatsiooni risk, et tekib sõltuvuskäitumine on suurem. Nii et kui on teada, et patsient on sage alkoholi tarvitaja, siis võib-olla mitte teha bypass-tüüpi operatsiooni ja sellega kohe algselt arvestada on alati võimalik teha sleeve-operatsioon. Et selles mõttes alkoholi toime võib olla mõneti nagu kindlasti teistsugune ja võib olla mõneti ettearvamatu. Korra küsin juurde, kuna meil on siin vahepeal inimesi tulnud ka poole pealt. Räägime korra veel üle selle sleeve-operatsiooni ja bypassi vahe. Ja, et see vahe seisnebki selles lihtsustatult, et sleeve-operatsiooni puhul me manipuleerime, opereerime sisuliselt ainult maa. Me teeme maast väikse diameetriga sellise pika toru ja peensool jääb täiesti puutumata. See on selle sleeve-operatsiooniga mõnes mõttes nagu eelised. Teatud juhtudel, kui patsienti on varasemalt opereeritud, on kõhus liiteid ja peensool ei ole üldse vabastatav või selle vabastamine on riskantne, siis enamasti magu on siiski vabastatav ja sleeve-operatsiooni saab ikka teha. Ja bypass-operatsiooni korral on nii, et osa peensoolest jääb ka seedimisest välja lisaks sellele, et me samamoodi formeerime sellise väiksema maa. Nii, meil on tulnud veel küsimus, kuna üldse on lubatud peale operatsiooni alkoholi tarbida, ala näiteks pool pokaali veini või üritusel kokkulemiseks? Jah, seda peaks kindlasti tegema alguses kodustes tingimustes ja täpselt ajajärku on väga raske öelda, aga operatsioonist kindlasti peaks olema ikkagi 1-2 möödas. Aga kui me räägime nüüd pärast operatsiooni toidulisanditest, mis on need, mida tuleks siis juurde võtta? Jah, me eeldame, et patsient tarvitab igapäevaselt, siis see on elukestev selline režiim. Patsient võtab siis juurde multivitamiini tableti ja lisaks sellele siis rauda, B12 vitamiini, kaltsiumi ja D-vitamiini. Tänapäeval on saadaval spetsiaalselt bariaatria patsientidele mõeldud preparaadid, kus kõik need elemendid on esindatud ja selles mõttes on täna bariaatria patsiendi elu mugavam. Kas on mingi selline toit ka, mis on täiesti keelatud pärast operatsiooni? Ei, tegelikult see nii ei ole. See toitumise muutus hõlmab seda, et patsient toitub regulaarselt, söömise tempo on aeglasem, sellest toidus on rohkem, suurem valgu osakaal, kiudainete osakaal. Et see on see muutus, aga ei ole, ja toit peab olema kvaliteetne loomulikult, aga ei ole ühtegi sellist toiduainet, mida patsient kindlasti süüa ei tohi. On teada, et peale bypass-operatsiooni võib esineda rohkem laktoositalumatust ja sellega võivad teatud probleemid kaasas käia, aga me ei saa öelda, et oleks ühtegi sellist toiduainet, mille puhul absoluutselt kindel, et ta seda süüa ei saa või mis oleks absoluutselt keelatud.
Küsimus juurde ka, et kas Health Clinic pakub ka operatsioonieelset ja järgset toitumisnõustamise teenust? Ja see on rutiinne osa sellest tegevusest, et patsient juba operatsiooni eelselt saab toitumisspetsialisti poolt nõustatud ja ka hiljem saab alati tema poole pöörduda. See on osa sellest, lisaks pakume ka sellist psühholoogilise nõustamise teenust. Selline võimalus on olemas. Ja olles sellega ka tutvunud, siis täitsa soovitan vaadata, et Health Clinicu sotsiaalmeediakontodel on sellele viiteid ja loomulikult kodulehel on päris palju informatsiooni selle kohta ka. Nii, kuna operatsioon on suhteliselt kallis, siis kas on mingi leping, et kui midagi läheb opil valesti või muu selline, siis patsiendiga ikkagi edasi tegeletakse või peab sõlmima spetsiaalse kindlustuse, et tagada patsiendina endale turvatunne, et isegi kui midagi läheb nihu, siis ikka sinuga edasi tegeletakse ilma veel 1000 juurde maksmata. Mis puudutab kindlustamise võimalusi, siis selles vallas on tegelikult Eestis hästi keeruline. Sellist kindlustusseltsi on tõenäoliselt teil on raske leida, aga meie omalt poolt garanteerime selle, et kui vahetusoperatsiooni järgses perioodis juhtub mingisugune tüsistus, kas siis leke või verejooks või midagi taolist, et siis sellisel juhul ikkagi see reoperatsioon kindlasti patsiendile midagi täiendavalt lisaks ei maksa. Nii, meil on tulnud veel küsimus, et kui suur on oht, et mingi aja möödudes kaal uuesti tõuseb ja milles see põhjus siis olla võib, kui magu nii-öelda välja ei veni? No vot, sellega on niimoodi, et see bariaatriline operatsioon, nagu ma ütlesin, on oma mehhanismid küll võimas, aga see võimendus kestab mingisuguse teatud perioodi. See periood on vahemikus 1 aasta kuni 2 aastat tüüpiliselt ja selle aja jooksul võib inimene ikkagi füüsilist aktiivsust tõstma ja toitumisharjumusi muutma. Kui ta seda ei tee või ei tee piisavas mahus, siis see kaal võib tõesti hakata tagasi tulema, seda me näeme ka, sellepärast et rasvtõbi oma olemuselt on ikkagi krooniline haigus ja selles mõttes ei olegi alati õige sättuda nii, et ühest operatsioonist piisab. Ma toon teile näite, kui noor naine 20-aastaselt liigse kehakaalu probleemiga läbib esimese bariaatrilise operatsiooni ja saab peale seda 3 last näiteks, siis on võimalik, et ta 35-aastaselt vajab järgmist bariaatrilist operatsiooni ja kui ta on 60-aastane näiteks, siis võib-olla tal on vaja 3. bariaatrilist operatsiooni, nii et see võib olla selline elukestev probleem. Mida me soovitame on see, et kui nüüd patsient on bariaatrilise operatsiooni läbi teinud ja siis ühel hetkel, näiteks pool aastat peale operatsiooni, tekib selline platoo kaalulanguses, näiteks kuu aega üldse kaal allapoole ei lähe, et siis ikkagi kohe kontakteeruda toitumisspetsialistiga, annab teile soovitused ja tõenäoliselt on see tulemuslik. Kõige halvem ongi see, kui patsient ei saavuta soovitud kaalulangust ja pöördub meie poole alles näiteks 1,5–2 aasta pärast või 3 aasta pärast, et siis me paraku saamegi pakkuda ainult järgmist bariaatrilist operatsiooni. Ütleme, ühest bariaatrilisest operatsioonist teise tegemine, seda me nimetame revisioon-kirurgiaks ja see on muuseas küllaltki tavaline ja ka võimalik, et ühest bariaatrilisest operatsioonist saab teha järgmise, näiteks sliivist on suhteliselt lihtne teha minibypass ja minibypassist saab omakorda teha bypass-tüüpi operatsiooni, aga bypass-tüüpi operatsiooni puhul on veel üks selline lahendus olemas, mis aitab täiendavalt kaalus alla võtta. Aga ma rõhutan seda, et kirurgia siin oleks ikkagi kordusoperatsioon on ikkagi võib-olla siis viimase järgu selline plaan või tegevus, enne peaks püüdma toitumist ja füüsilist aktiivsust suurem toitumist mõjutada. Aga nüüd sa korraks siit juttu sisse ka mini-bypass ja bypass, nende nüüd vahe? No, seal on nagu oma olemuselt ikkagi tehnilised erinevused, mida siin võib-olla niimoodi on raske seletada. Bypass operatsiooni korral me teeme ühe ühenduse rohkem.
ütleme, tulenevalt sellest, et mini-bypass operatsioon, ütleme, võib-olla siis nagu kombineerib sleeve'i ja klassikalise bypass operatsiooni omadusi. Ta on midagi vahepealset, aga huvitav ongi see, et tulemused kaalulanguse osas on üllatavalt head ja samuti diabeedi siis mõjutamisel ka mini-bypass operatsioon näitab väga häid tulemusi. Vahepeal on tulnud veel üks lisaküsimus, et kui suure tõenäosusega kaob vähenev tselluliit? See, ütleme niimoodi, et bariaatriline kirurgia ikkagi, ta ei ole selline, ta kindlasti mõjutab seda probleemi, aga ta ei ole iluoperatsioon. Öeldakse nii, et bariaatriline kirurgia teeb terveks, aga postbariaatriline kirurgia ehk siis lõtvund naha eemaldamine erinevatest kehapiirkondadest või siis selle tselluliidi ravi eraldi, et see teeb patsiendi õnnelikuks. Nii et me ikkagi antud juhul ikkagi ravime mõjutame ennekõike kehakaalu ja selliseid tõsisemaid haigusi, mis selle liigse kehakaaluga kaasas käivad. Aga kas ja millisel juhul võib pärast operatsiooni siis probleemiks tekkida selline lõtvunud nii-öelda nagu liigne nahk? Ja seda saab hinnata tavaliselt umbes 1,5 aasta möödudes peale operatsiooni, siis kui kehakaal on enam-vähem stabiilne, siis on näha, kas see probleem on tekkinud või mitte. See probleem tekib kuni pooltel haigetest. Ütleme nii, et mida noorem on patsient operatsiooni hetkel ja mida väiksem on tema ülekaal, seda väiksem on see tõenäosus, et see liigse naha probleem tekib. Ma ütlesin, et see probleem tekib kuni pooltel haigetest, aga sugugi mitte nii suurt hulka haigeid me ei opereeri selle probleemi tõttu. See hulk on tegelikult märkimisväärselt väiksem ja me lähtume sellest, kas see rippuv nahk mingis kehapiirkonnas patsienti häirib või ei häiri. Ja kui see häirib, siis tõepoolest on võimalik teha kõhuplastikat, õlavatteplastikat, reiteplastikat, võimalused on olemas. Aga millised on need suurimad muudatused, mida te patsientide peal näete pärast operatsiooni õnnestumist? Me näemegi seda, et ikkagi selline üldine suutlikkus tõuseb patsientidel, energiat on rohkem, nad on optimistlikumad, nad on rohkem motiveeritud oma eesmärkide saavutamisel, enesehinnang on parem, vahetatakse välja kindlasti garderoob, mõned vahetavad välja töökoha, mõned isegi elukaaslase, nii et need muutused võivad olla väga erinevad, enamasti on positiivsed. Nii, siin on vahepeal tulnud veel küsimusi. Julgelt ärgitan, kellel on veel midagi selgusetu, julgelt küsige ka kas või üle, midagi jäänud segaseks. Aga küsimus on, kas mini-bypassi puhul on alkoholi sõltuvus sama, ma eeldan, et siis alkoholi sõltuvuse tekkimine, võimalus, et see tekib sama suur kui tava-bypassiga. Ehk siis ma eeldan, et vihjatakse selle, et me rääkisime, et võib see võib suurendada seda võimalust, et tekib sõltuvus. See on hea küsimus selles mõttes, et tõenäoliselt jah, see nii on, et sellest aspektist on need 2 operatsiooni sarnased, kuigi peab ütlema, et selliseid uuringuid ei ole veel tehtud, nii et seda kindlalt väita ei saa. Seoses klassikalise bypass operatsiooniga sellised uuringud on olemas, aga mini-bypass operatsioon on sellisesse igapäevapraktikasse tulnud palju hiljem ja sellepärast ka uuringuid selle operatsiooni kohta on palju vähem. Infot meil tegelikult on vähem, see on võib-olla selle operatsiooni ainus miinus. Mina küsin juurde täiesti sellise küsimuse, kuna sa ka siin mainisid, et viimase aasta jooksul ongi ka Health-Clinicu patsientide seas maavahendusoperatsioonide puhul rohkem siis eestlasi, sest et ka reisimine praktiliselt on olnud keelatud või mitte keelatud, aga suuresti olnud vähenenud, eks ole. Et ma küsin sinult kui arstilt lihtsalt juurde selle, et see aeg, milles me juba üle aasta oleme, et kuidas sina näed seda oma patsientide pealt just seoses liikumisharjumuste ja seoses ülekaaluga, et on siin ka mingit sellist muudatust? Tegelikult peab kindlasti ütlema seda, et COVID-perioodil on hea teada, et ülekaalulisus on ikkagi siin selles mõttes nagu riskiteguriks. On teada, et ülekaaluliste inimeste immuunsüsteem võib olla nõrgem, nende kopsufunktsioon on tavaliselt halvem, kopsumaht on väiksem, parandan ennast ja see tähendab ka sellist hingamisfunktsiooni reservi on vähem. See tähendab seda, selle kohta on uuringud, et ülekaalulised patsiendid suurema tõenäosusega
põevad COVID-infektsiooni raskemalt, 3 korda suurem tõenäosus sattuda haiglasse ja haiglas olles siis ka vajada intensiivravi. Kui teil on vähegi võimalik seda ülekaalu mõjutada, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Et see on pigem lihtsalt see, et see teatud hulga ülekaaluga ju tekibki ka terviserisk nii-öelda suureneb, eks ole. Siin on vahepeal vist üks segadus tekkinud, et saan kõhnaks, aga muutun alkohoolikuks, et nii palju kui mina saan aru, et see ei ole mitte päris nii, aga lihtsalt võib tekkida kergemini alkoholisõltuvus. Ei, see vastab tõele. Selles mõttes vastab tõele, et see tõenäosus, see risk tekib alkoholisõltuvus peale bypass-tüüpi operatsiooni, seda on uuritud, see tõesti võib nii olla, et sellega peab siis juba algselt nagu arvestama ja võib-olla siis valima näiteks liivoperatsiooni, kui patsient on sage alkoholi tarvitab. Pigem see eeldab seda, et selle operatsiooni puhul lihtsalt mingil määral tasub ka piirata siis alkoholi tarbimist. Alkohol võib mõjuda oluliselt intensiivsemalt. Okei, väga hea, see on täpsustada. Aitäh küsimuse eest. Nii, meil on veel tulnud, kui suur on vitamiinide osakaal toitumises ja kui kallis see on? No, nagu ma ütlesin, siis tõesti sellist polüvitamiini igapäevaselt tuleb võtta peale bariaatrist operatsiooni seda elukestvalt ja see on tähtis. Ütleme, need hinnad täna ei ole, ma arvan, et meile kõigile kätte saada. Nii, armide kohta küsimus. Kuna tasub hinnata lõpptulemust, et alguses on pilt ilmselt petlik? Kui te mõtlete sellise lõppunud naha aspektist või rippuva naha aspektist, siis jah, vähemalt 1,5 aastat peab olema operatsioonist möödas. Siis me saame hinnata, kehakaal on stabiilne, see on selle sisu, kehakaal peab olema stabiilne. Siis me saame hinnata, kas seda rippuvat nahka ja kui palju seda jäi ja patsient siis ütleb meile, kas see häirib seda või mitte. Ja siis nii öelda ka neid kirurgilisi arme? Ja mis puudutab konkreetselt arme, mis jäävad bariaatrilisest operatsioonist, siis tõepoolest armi küpsemine võtab aega samuti 1,5 aastat. Selle aja jooksul ta läheb muu nahaga sama värvi ja on siis nii märkamatu, kui ta saab olema. Nii. Ja on mul õigus ka arme on ju tegelikkuses iluprotseduuriga võimalik mingil määral eemaldada, korrigeerida? Need armid, need lõiked, mis me teeme bariaatrises kirurgias on nii väiksed, et neid enamasti ei ole mõtet tegelikult korrigeerida. See on laparoskoopiline kirurgia, väikeste aukude kaudu. Selliseid korrektsioone teha on vaja üliham. Okei. Nii, minul on küsimused saanud otsa. Oi, aga väga torestelt tuleb, et kui palju maksab liigse naha eemaldamine? Need hinnad on seal vahemikus 3000 eurost kuni siis 4 ja 5000 euroni, see sõltub konkreetsest lõikusest. Teinekord neid lõikusi ka omavahel siis üheaegselt kombineeritakse ja nii, et seal on palju variante. Seda siis selle kohta on olemas hinnakirjad meil koduleheküljel, aga kui on selline küsimus või mure, siis peaks pöörduma konsultatsiooni, et saab neid kõiki asju täpsemalt arutada. Ja saan ma õigesti aru, et tegelikkuses siis ka enne, kui sellist korrigeerimist tehakse, siis see tehaksegi pigem 1,5 aastat hiljem kui... Ja just nimelt teha siis, kui kehakaal on stabiilne. Ja tulemused on paremad. Nii, vahepeal ei ole küsimusi tulnud, ka minul on küsimused otsa saanud. Kui keegi veel soovib, siis hetk on veel aega, kui keegi tahab midagi lisada. Ja keegi midagi kirjutab. Nüüd räägitakse, et kehal on mälu, aga nagu jutt jääb poolikuks võib-olla Kaire, kui sa täpsustaksid vahepeal. Ehk siis, kui mu keha mäletab, lasen selle küsimuse ära kirjutada, siin topiks mitmes osas, vahepeal võtan teise küsimuse vahel, et kui pikad on oppide järjekorrad ja kas COVID-i ajal ka operatsioone tehakse? Erahaiglas Fertilitas me neid operatsioone teeme. Sellega seal ei ole viimasel ajal probleeme olnud ja operatsiooni järjekord on orienteerunud 6 aega. Aga siin oli see küsimus, mida ma siin enne ka mainisin, et tuleb, et kui keha mäletab mind 90-kilosena, ehk siis see kehamälu, kas peale operatsiooni hakkab keha vaikselt mälu pilti taastama?
kui patsient peab korralikult režiimi, nagu ma mainisin, toitumine ja füüsiline aktiivsus, siis see võiks selle ära hoida. See bariaatilise operatsioon, sellega ma olen nõus, et tõepoolest keha püüab mingisugust kindlat kehakaalunumbrit hoida. See on ka põhjus, miks dieedid enamasti ebaõnnestuvad. Aga bariaatilise operatsiooni eelis on see, et umbes 1,5 aasta vältel siis on kaalus alla võtta suhteliselt lihtne. Ja selle aja jooksul see keha võikski sättuda sellele uuele kaalunumbrile. Et see aeg on siin piisavalt pikk, kui me peame dieeti, siis tavaliselt inimene murdub varem hiljem ja organism ei jõuagi selle uue numbriga ära harjuda, sellele sättuda ja kaalunub tagasi. Nii. Meie oleme nüüd vaikselt vist otsi kokku tõmbamas. Mulle tundub, et ei ole küsimusi juurde tulnud. Nii, tänatakse, aitäh. Meie täname teid, et te meiega oma esmaspäeva õhtu veetsite ja kindlasti toonitaks siis ka üle, et kellel on suurem huvi, siis Health Clinicu kodulehelt leiab kõikvõimalikku informatsiooni, kogu protseduuri järgsete, aegsete, enne siis selle enne tegevuste kohta, leiab ka infot kirurgide kohta ja loomulikult siis võib-olla see kõige õigem samm on konsultatsioon. Ja, kindlasti. Et kõik algab ikkagi sellest, sest et nagu meil ka tänasest vestlusest mitu korda välja tuli, siis tõesti iga inimene on individuaalne, nii et lähenemine ongi just nimelt vastavalt patsiendile. Täpselt nii. Just nii, et uurige ja kui teil tekib küsimusi, siis Health Clinicu kodulehelt leiate üles ka kõik kontaktid, kuhu pöörduda ja oma küsimused esitada ja need kindlasti saavad ka vastuse. Ja siin küsitakse järelvaatamise kohta. Health Clinicu sotsiaalmeediakanalitest leiab ka järelvaatamiseks selle video, nii et kindlasti saab seda siis ka järele vaadata või mõnele sõbrale tuttavale soovitada. Aga suur aitäh teile ja ilusat nädala jätku. Ja aitäh sul, Martin! Väga tänan. Kohtumisele.